no terekest! Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Eelmisest videost on üsna pikk aeg juba möödas, aga kuna me oleme siin vahepeal kolinud East Coastilt West Coastile ja seadnud ennast sisse jälle farmis, seega ei ole olnud lihtsalt millestki väga huvitavast videot teha. Aga mõtlesin siis, et teen vahelduseks jälle teile väikese ülevaate video meie farmi elust, mis erinevaid töid me oleme siin teinud. Lisaks filmisin eraldi ka klippe, et näidata teile ühte tervet päeva siin farmis. Detsembril, siis jõulupäeval täpselt sõitsime me Brisbane'ist Perthi. Ka Vailder sõitis koos meiega. See oli tema 3. lend ja see läks tal tundub, et väga hästi. Me vaatasime Perdis ja siin on 40 kraadi ja selline tunne on, nagu me oleks saunas. Me olime siis Perdis kuni 26. detsembrini. Jõulude ajal oli seal siis selline walking trail, kus sa said kaardi peal siis erinevaid punkte külastada, kus olid erinevad jõuludekoratsioonid. Tööle hakkasime me 2021. aastal. Kuni aastavahetuseni siis oli meil selline minipuhkus. Siis tagasi jälle selles samas farmis, kus me oma Austraalia seiklust alustasime. Mõni võib-olla mõtleb, et miks me ei läinud kuskile uude farmi või üldse kuskile hoopis teise kohta tööle. Siis meil on tegelikult vaja veel 3. aasta viisa jaoks teha 3 kuud farmipäevi ja kuna meie 2. aasta viisa saab 2. aprillil läbi, siis oli suht selline kiire nende viimaste 3 kuude tegemisega. Ja kuna meil on Vailder, siis päris igale poole meid ka ei taheta, et isegi kui me saaks tööle, siis me ei leia endale mingit sobivat elukohta Vailderi pärast. Ja kuna meil oli võimalus tulla siia samasse farmi tagasi, kõik klapib meie jaoks, et siin on jõusaal lähedal, töö on väga okei ja Vailder saab ka siin elada,
siis see tundus nagu hea variandina. Praeguseks me oleme siis jälle elanud sisse enda vanasse rutiini. Me ärkame üles 4:20 ja käime esimese asjana kohe trennis ära. Siit farmist 20 kilomeetri kaugusel on siis selline väike linn nagu Moora ja seal on 24/7 avatud jõusaal. Et sellise väikse linna kohta on see imeline. Tavaliselt 6:30 jõuame koju tagasi, siis sööme hommikusööki ja 7:30 lähme tööle. Ja nagu ikka, siis kell 10 on siis meil selline esimene väike paus, mis meie jaoks siis on puuviljapaus. Umbes kella 12 paiku on meil lõunapaus, kell 3 on veel teine puuviljapaus ja 17:30 tavaliselt lõpeb siis tööpäev. Jätkuvalt on siis meie peamisteks tööülesanneteks fencing, cattling ja selline general farm work, et kõik, mida siis farmis peab tegema, sealhulgas siis kõikide asjade parandamine, kõikide masinate ja asjade maintain imine, hooldamine. Üks suur töö, mis me just näiteks tegime, oli siis veetorude vedamine, et kuna siin ikkagi enamus aja-aastast on väga kuiv, üritatakse vett koguda nii palju kui võimalik, et kas siis vihmavett või siis on näiteks puuraugud tehtud maa sisse, kus siis ka vett välja pumbatakse ja seda vett siis kogutakse suurtesse veetünnidesse. Ja meie ülesandeks oli siis veetorude vedamine siis nende pumpade juures, siis kas näiteks veetünni juurde või siis loomade jooginõude juurde. Seoses siis selle vee kogumisega me oleme siis 2 veetünnile siis katused peale ehitanud. Uued veetünnid on kõik sellised plastmassist ja neil on juba katus peal, aga vanad betoontünnid siis nendel ei ole katust ja kuna seal hakkab siis päikse käes mingi ollus vohama. Me oleme osadele tänkidele siis katused peale ehitanud. Praegu üheks teiseks suureks tööks on vasikate eraldamine siis lehmadest. Me olemegi põhimõtteliselt jaanuarist saadik siis iga nädal 1 pundi lehmasid koos vasikatega toonud siis aedikutesse. Tänaseks esimeseks ülesandeks on siis põldude pealt lehmad üles otsida, et me saaks vasikad lehmadest eraldada. Vasikad on praegu umbes 6 kuu vanused, nad sündisid siis, kui me siin viimati olime. Ahaa, üks on seal põõsas. Lähme ajame sealt välja. Mina pean siis autoga ajama ja Tauri siis tavaliselt ajab ATV-ga. Ja me peame kõik igalt poolt üles otsima. Mis tavaliselt ei ole väga kerge ülesanne, sest nad juba eos teavad, et kui me tuleme kuskilt, siis on pekkis ja parem on kuskile põgeneda. Vasikad siis lehmadest eraldanud ja hakanud siis vasikaid eraldi söötma teraviljagraanulitega ja heinaga, et nad siis lehmapiimast võõranduks. Ja kokku on neid vasikaid siis olnud kuskil umbes 500. Osad siis
pullvasikad on juba ära müüdud, lähinädalatel müüakse siis veel neid pullvasikaid ära ja kõik siis lehmvasikad jäävad siis siia farmi. Ja peamiselt me olemegi siis teinud nii-öelda eeltööd siis nende vasikate eraldamiseks. Oleme mitmeid aedu siin korda teinud ja elektrit sisse pannud ja oleme siis lehmasid ajanud, lehmasid toitnud. See oli siis selline väike update video, et me oleme elus, me oleme farmis, me rassime rasket tööd teha nii farmis kui ka gymmis. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane like. Kui sa ei telli veel minu kanalit, siis vajuta telli või subscribe. On näha, et sa supportid mind. Ja järgmise videoni. Bye!